No tšau, mul on sinu nõu vaja, päriselt, mul on sinu nõu vaja, ma küsin sinult kui jumalalt või elult, jah, et mis sina näed. aga enne, kui ma sinult nõu küsin, ma ütlen oma vaatenurga läbi, mis tähendab enda kokkuvõtmine. nagu mis tähendab enda kokkuvõtmine. ma näen, et enda kokku, kui keegi ütleb kellelegi, et näe, võta ennast kokku, mis ta tegelikult ütleb, nagu mis mõttes, ma olen ju koos. Inimesel on, kes pole ennast kokku võtnud, on defineerimata enda jaoks, mis on talle kõige olulisem. jah, ühesõnaga tähelepanu on hajutatud erinevat, igale poole laiali, tähelepanu on hajutatud, fookust ei ole. jah, see inimene pole ennast kokku võtnud, kellel on tähelepanu 1000 erineva asja peal laiali, jah. Ja siis kokkuvõtmine, siis ma näen, et on okei, ma defineerin, vaatan, loon selgust, mis on kõige olulisem lühikeses pikas perspektiivis, mis on kõige olulisem. Ja nüüd toon fookuse kokku ja keskendun, ainult luban teadusesse ilmuda või püsida seal asjadel, mis toetavad seda eesmärki, jah. See ma näen, on enda kokkuvõtmine ja mina nüüd võtan ennast kokku. jah, ma näen, et see sissetuleku teema on nagu läbiv, see on paljudel inimestel läbiv jah, teema. Kui need asjad pole lahendatud, mul ei ole üldse tähendab, mida ma teen, nagu mis asja, siis ei ole nagu mitte midagi muud, nagu mida. jah, see on nagu nuhtlus, ta ei kao, sa ei saa mitte midagi luua, mitte midagi teha, kui see asi pole purki pandud, lühikeses ja pikas perspektiivis. Et pikas perspektiivis oleks ideaalis, sa lood väärtust sellega, mis sulle sobib ja mis sulle meeldib, ja lühikeses perspektiivis siis peaaegu ükskõik mida teha. Ja. Okei, tähendab, mis ei lähe väga kaugele sellest moraalsest kompassist, ja, et päris palgamõrvariks veel ei lähe. Niisiis, aga mul oleks sinu nõu, et mis sa näed, mis sina kõrvalt vaata, teinekord me ei näe iseennast nii hästi, kui teised inimesed näevad mingisuguseid omadusi või asju sinus. Nüüd ma küsingi sinult nõu, mis sina näed, millega mul sobiks tegeleda? Ja, mis on nagu minu omaduste puhul või kogemuste puhul, millega mul sobiks tegeleda? Ma panin kirja mõned need asjad, millega ma elus olen kokku puutunud, millised kogemused mul on, mida ma teinud olen, ja siis selle põhjal saad siis öelda, et kuule, tee seda, sulle sobib seda. Sinu omaduste puhul sobib selline väärtus, mida sa saad pikas perspektiivis luua inimestele. Ja kuidas kasulik olla, jah. Nii, mul on taksojuhi kogemus, taksojuht olen olnud, siis mul on ettevõtte juhtimise kogemus natukene, mul on mõned töölised ja siis näitlemist olen proovinud. Kunagi on katustelt lumelükkamiskogemus, käisin, seda mitu hooaega tehtud. Siis rakkekaevude ehitamine, puhastamine, kirjutada oskan, ohtlikke puid olen langetanud, lammutusteenust olen pakkunud. Oskan kõnes inglise keelt väga hästi, perfect ja vene keelt ka, aga võib-olla mitte nii hästi. Siis on suhete kogemus ja on olnud erinevaid suhteid, siis kolimisametit olen pidanud, vestlusõhtuid olen korraldanud, Kaitseliidus olen käinud seal paugutanud, jõuluvana olen mänginud, Spider-Mani ka, jõuluvana meeldis rohkem. Nii, sünnituse juures olen olnud, päris ämmaemaldaks, olgem ausad, ämmaemaldaks päris veel ei tiku, et ei sobi, võib-olla sellesse ametisse ma ei sobi. Aga see kogemus on olemas, et ma oskan nagu kaasa rääkida, et ma tean, mis toimub. Nii, tänavakivi olen paigaldanud, siis on olemas kogemus avalikkuse hukkamise, või ütleme, vaata see populaarsus, populaarsus, mis suure, see on suhteline, aga siis ka, et avalikult tõmmatakse siis maha ja
et tõstetakse ja langetatakse, et see kogemus on olemas. Siis kodutu olen olnud ja haljastusega olen tegelenud, siis küllaltki hea sotsiaalne intelligentsus ja ma oskan läbi saada nii kriminaalidega, ärimeestega, poliitikutega nagu esoteeriliste inimestega, et võid panna mind kuhu iganes, ma saan hakkama nende inimestega. Siis metsa istutamise kogemus on olemas, päris palju tuhandeid, kümneid tuhandeid puid on maha pandud, kui mitte sadu. Kuulamine on mul üks tugevamaid külgi ja nii-öelda ruumi hoida. Meeleavalduste korraldamise ja aktivist olen olnud ja meeleavaldusi korraldanud. Põldu olen harinud, ise taimi kasvatanud, teinud, toimetanud, kastnud. Surmaga olen mõned korrad silmitsi seisnud ja maakivi, müüri olen ladunud, mootorsaega oskan tööd teha ja ka võsasaega ja neid asju on tehtud päris palju. Sügavatel teemadel oskan arutleda ja kaasa tulla hästi sügavatel, eksistentsiaalsetel teemadel. Halumasinaga olen töötanud, kirvega puid lõhkunud, pole probleemi. Meestelaagreid olen korraldanud, mul on olnud väga palju erinevaid sõltuvusi, väga paljudest erinevatest sõltuvustest olen vabanenud. Need on iga selles suhtes, et ain nimeta, tehtud. Aga süstinud veel ei ole ennast, aga muidu igasugused narkootikumid, alkoholid, orgasmi sõltuvus, no ain nimeta nagu. Nii, hirme olen ületanud väga palju, avaliku esinemise hirm, olen lahti saanud pimeduse, üksilduse, neid hirme on igasuguseid, millega on tulnud väga palju erinevaid, millega on, väga palju, jah. Siis turvamehe ametit olen teinud, proovinud, modelli ametit, usu, ära usu, olen proovinud. Siis litsentseerimata vestlusterapeut, olen litsentseerimata, ma rõhutan, mul ei ole litsentsi ja ametlikult ei ole mulle mingit luba antud. Siis kaalust alla võtmise kogemus ja 40 kilo oli nagu 40 kilo. Kujutan nüüd ette, et see kogemus on olemas, et kuidas see psühholoogia seal taga toimib. Siis ettekandja, baarmeni ametit olen proovinud. Siis mul on kogemus kui politsei poolt ülekuulamise ja piinamise kogemus ja see kogemus on olemas. Siis hauakaevaja olen olnud, ehituse peal toimetanud, siseviimistus väljas. No ehitus see ei ole minu teema, nagu seda ei tasu pakkuda. Ja siis loomade talitamiskogemus on olemas, sulane olen olnud ja siis mul on olnud erinevad probleemid, nii-öelda paanikahood, ärevus, depressioon, sellised asjad ja siis südame avanemise kogemus on mul olemas. Väga paljude erinevate sõiduvahendite sõitmise, nagu oskan sõita erinevate sõiduvahenditega, ATV-de, UTV-de, autode, mootorpaatide, mootorratastega, igast asjadega olen sõitnud. Siis inimese elu päästmise kogemus on olemas, tõmbasin eelmine kevad inimese jääaugust välja, sain isegi diplomi või medali või mis nad annavad. Nii, erinevates riikides töötamise, elamise kogemus, erinevate kultuuridega kokku puutunud, siis luuletada ja luuletusi olen kirjutanud, saekaatris olen töötanud, puhastusteeninduses olen töötanud, siis olen kokk olnud ja pitsa ja
pitsasid ja pastasid tegin ühes Küprosel, kunagi töötasin seal Itaalia restoranis, siis ma olen kogenud seda, mul on olemas see vaatenurk, kui sul on palju raha ja kui sul ei ole üldse raha, I'm the man. Kui sul tahad sellest rääkida, ma võin rääkida. Siis metsas eksimise kogemus, suure publiku ees rääkimise kogemus, arestimajades või ka, no tähendab erinevates, tähendab jah, igast tegema, ei ole päris sellist nohiku elu kogu aeg elanud, aga no politseiga on päris palju minevikus nooruspõlves olnud erinevaid valgustavaid kokkupuuteid ja siis matku olen korraldanud ja koolis noortega olen rääkimas käinud, siis energia lugemine ja mõistmine, ühesõnaga inimeste psühholoogiat tähendab, mul nagu selles vallas, ma olen ennast nii palju püüdnud õppida ja enda psühholoogiat püüdnud mõista ja siis läbi selle ma siis saan ka teistest inimestest paremini aru, et ma ei võta nagu isiklikult asju ja kui midagi toimub, siis ei võta nagu väga isiklikult. Ja, vahepeal ikka juhtub korraks, aga kõigil juhtub, aga üldjoontes ma nagu mõistan ja sellised asjad ja need on lihtsalt mõned asjad, mis kogemused mul elus on olnud ja millega ma kokku olen puutunud, et kui sul tuleb mingi hea idee nagu, kuule, sa sobid selleks sa sobid väga hästi, siis ma tahan nagu lahendada eriti selle pikas perspektiivis sissetuleku teema ära, nagu see on nagu see fookus. Lühikeses perspektiivis sissetuleku teema ja pikas perspektiivis sissetuleku teema. Kus sa näed, kus sina kui Jumal, kus sa näed, kus mind vaja on? Milleks mind saab kasutada? Anna mulle mõtteid, anna mulle ideid. Ja kõike imelist sulle, kõike kaunist, kõike imelist.